Tere tulemast tagasi, mina olen Irina ja nagu eelmises videos sai lubatud, teen täna teile väikese ringkäigu raamatute seas, mille ma olen omale soetanud või kingituseks saanud viimase poole aasta jooksul. Et see detsembri lõpupool ma vist väga raamatut, no mõned tulevad juurde. Ma ei saa lubada, et ma väga ei osta. Aga igatahes alates juulist kuni nüüd tänase päevani kõik raamatud, mis ma olen saanud. Ma loodan, et need on kõik. Ma olen see aasta pidanud üsna täpset järjestust selle kohta, mis raamatud ma endale ostan. Kingitud raamatudega on natuke keerulisem, aga see selleks. Eelmised 2 videot, mis ma olen sellel teemal teinud, on olnud kronoloogilises järjestuses, ehk siis ma olen vaadanud, mis raamatud ma millal ostnud ja järjest nendest rääkinud. Seekord tuleb natuke teistmoodi. Ma räägin poodide haaval või selle haaval, kust ma olen raamatu saanud, näiteks kingitud või Illumikrate ja nii edasi. Mis ma veel peaksin ütlema? Korraks peatume minu pikkadel juhtmetel, nimelt ma sain alles täna aru, et ma teen põhimõtteliselt book hauli. Ma ei olnud seni üldse mõelnud selle peale, et minu see raamatute näitamine teile on book haul. Ja see on põhimõtteliselt kõik sissejuhatuseks, ma arvan. Ega mul midagi rohkemat öelda ei ole. Nii et lähme pikema jututa siis raamatute juurde. Esimene koht, kus ma raamatut tavaliselt saan, seekord läheb ta esimeseks seepärast, et seal on kõige väiksem hunnik raamatuid. Nimelt üks ainus on Book Depository. Viimase poole aasta jooksul ma pole sealt väga tellinud. Tavaliselt vähemalt umbes viimane aasta ma olen sealt tellinud Haikyuu Volle. Nüüd ma sain siis vahepealt puudu oleva 22 ära tellitud mingi hetk ja ta tuli. Tutvustama seda vist väga ei pea. Manga võrkpallist. Pallimängud ei ole minu teema, aga see konkreetne manga ja anime on mu viimase paari aasta üks suuri lemmikuid. See oli siis Book Depository. Edasi suurenevas järjekorras tuleb Apollo. Apollos ma väga tihti ei käi. Mulle isiklikult meeldib rahvaraamatus pakutav raamatuvalik natuke rohkem. Ingliskeelsete osas siis. Seekord ei olegi siin... on küll. Ma valetan. On üks raamat, mis on eesti keeles ka. Aga esimene siis, mis ma Apollost, põhimõtteliselt, mis mul hunniku kõige ülemine on Nick Bradley The Cat and the City. See peaks siis olema ühe kassi seiklused tänapäeva Tokyos. Tokyos. Kirjelduse poolest tuletab mulle natukene meelde Saveli päevi. Tolle autorit ma nüüd ei mäleta peast, aga raamatu kaas tuleb niikuinii ekraanile, nii et näete seda ära. Aga jah, hakkas mulle silma juba mõnda aega tagasi ja siis ma lõpuks ostsin. Pole jõudnud lugeda. Enamus neist ma pole jõudnud lugeda. Jah, nad kõik on minul lugemata veel. Aga okei. Apollos teine raamat on Junichiro Tanizaki In Praise of Shadows. Eesti keeles minu teada ilmunud pealkiri on äkki Varjude ülistus. Aga ma võin ka eksida, nii et kui ilmub kaas ekraanile, siis järelikult on ilmunud. Aga see on selline Jaapani arhitektuuri ja Jaapani esteetikat ülistav teos. Ma olen seda natukene lugenud, ma ei olnud päris poole peale, aga ma jõudsin päris korralikult ikkagi teda lugeda ja ma kavatsen seda edasi lugeda. See oli suuresti mul selline hetkeost, sest see raamat on lihtsalt väga kaunis. Et ta on selline, kujundus on hästi kena. Ja siis selline vahepeal lihtsalt tekib tuju osta ilusaid raamatuid. Ja panna nad riiulile ja imetleda neid vaikselt. Ja viimane asi, mis mul Apollos seekord oli, mul viimasel hetkel tuli meelde, et mul see oli ka. Selle ma sain kingituseks. On koomiks.
Skyward. Ei ole kuidagi seotud Brandon Sandersoni Skyward ehk siis Taevasse lennu sarjaga. Lihtsalt koomiks sellest, kuidas üks hetk maal kaob gravitatsioon ja kuidas siis inimkond õpib elama gravitatsioonivaba elu. Või vähemalt sellist elu, kus gravitatsioon muutub kogu aeg. Kas te arvate, mul see loetud? Muidugi see mul pole loetud, kuigi peaks mingi aeg nüüd uuesti tegema koomiksi lugemise nädalavahetuse lihtsalt ühe suure hunniku koomikseid, mangasid, graafilisi romaane läbi lugema. Järgmine suurused, mis tegelikult on võrdne Apollo saagiga, on raamatuvahetus. Mul said raamatuvahetuspunktid otsa ja kuna ma ei ole sinna midagi pannud või vähemalt ei ole midagi pannud, mida keegi tellib, siis ma ei ole punkte saanud ja ma ei viitsi punkte osta punktimüügil. Aga viimased asjad, mis ma sealt sain, on Derek Landi Skaldagari Pleasanti 9. ja 10. raamat. Selles valges kujunduses, mis mul on triloogia esimesed 3 raamatut olemas. Ja siis RF Kuangi Poppy War, aga nüüd ma eksin, see ei tulnud raamatuvahetusest, see tuli Facebookist ühest raamatu müügigrupist minu teada. Et ühesõnaga panin natukene selle hunnikuga puusse, aga õnneks see tuli õigel ajal meelde. Et väga hea hinnaga saadud kõvakaaneline Poppy War, mida ma juba ammu olen endale tahtnud. Aga lugenud pole ikka. Nii. Järgmine hunnik on Rahvaraamat. Natukene lagane raamat oli millegi pärast. Ma ei tea, kus see mustaks sai. Aga okei, Rahvaraamatu Durian Sugekava Sweet Bean Paste. Ostetud ka hetke ajal, sest et pastellised toonid ja hästi kena kujundus kuidagi. Loosisu väga ei tea. Siis ostetud, minu arust äkki sünnipäeva kinkekaardi ees sai endale soetatud Steve Eriksoni Gardens of the Moon. See on siis Malazan Book of the Fallen esimene raamat. Ma laenasin seda sõbrannalt. Ja see oli minu käes nii kaua, et ma lõpuks otsustasin piilad lõpetada, sõbrannale raamatu tagasi anda ja endale lihtsalt osta, nii et nüüd ta seisab mul riiulil veel kauem lugemata. Aga ma tahan selleni jõuda, sest et mul on väga suur tahtmine high fantasy't lugeda. Ma nii väga tahan seda lugeda, sest ma varem lugesin seda väga palju, aga millegi pärast mul lihtsalt ei edene need peaaegu üldse, mis on kurb. Edasi, Haikyuu. Üks erandlik Haikyuu, mille ma ostsin Rahvaraamatus, sest et Taskukeskuse Rahvaraamatus oli olemas vol 25. Nad tundub, et nad on lõpuks aru saanud, et need esimesed volid on enamusel juba olemas ja võiks natukene kõrgemaid numbreid endale poodi soetada, sest et see lõpuosa on inimestel puudu. Siis jälle selline, kuidas selle nimi on, impulsiivne ost, mida ma tegelikult väga ei plaaninud. Nelli Bly 72 päevaga ümber maailma. See on siis selline reisikiri, ilmus siis nagu näha Loomingu raamatukogus ja tundus mulle piisavalt huvitav ja miski, mida võib-olla näiteks kui reisile lähen kunagi, võib-olla millalgi võiks lugeda. Ma olen igale poole hinnasildid külge unustanud, see on nii tüütu. Aga kui sa need liiga kauaks sinna unustad, siis nad lõpuks kuivavad ära ja siis need on piin kätte saada. Nii, järgmine. Tüün, Frank Herbert. Mul on olemas hästi kena tüün. Hästi ilus, ingliskeelne, eriväljaanne. Mida te võib-olla olete mõnes videos näinud. Ma olen seda küll... Ma olen kindel, et ma olen seda kusagil näidanud. Aga see on nii ilus, et ma ei saa seda ju lugeda. Nii et ma ostsin endale filmikujundusega paperback tüüni, mille ma kavatsen läbi lugeda ja raamatukogule annetada. Ja minu üks viimaseid raamatu soetusi. Põhimõtteliselt viimane, kui Lõumik Reit nüüd välja arvata,
on Matthew McConaughey Green Lights. Eesti keeles just ilmus tänapäeva kirjastuse Roheline laine. Mul on ta päris palju loetud, mul on veel siit päris lõpust jäänud natukene. Et eks ta ole selline, kellele meeldib, kellele ei meeldi, mulle see raamat isiklikult väga meeldib ja läheb selle aasta ühe parema lugemise alla kirja. Aga see oli siis rahvaraamatu hunnik. Okei, siin hakkavad väiksed varingud toimuma juba. Nii. Nüüd tuleb üks suuremaid hunnikuid. See on Krisost tellitud hunnik. Sel aastal ma olen rohkem hakanud Krisost ehk siis Krisostoomuse raamatupoest tellima raamatuid. Ja nüüd ma siis näitan teile, mida ma sealt tellisin. Rainbow Rowell, Anyway the Wind Blows. See on siis Carry On'i 3. osa. Minu selle aasta üks oodatumaid raamatuid. Mitte, et ma oleksin selle sarja teist raamatut jõudnud praeguseks lugeda. Aga jah, selline kena raamat. Seest on ka ilus, selline pilt ja vaadake, kui ilus roosa ta seest on ja lilleline, nagu kaunis. Siis Philippe Bessoni Lie with me. Selle ma tellisin tänu ühele booktuberile, kes seda soovitas. Ma ei oska peast öelda, kes see võis olla. Ma arvan millegipärast, et see võis olla Jack Edwards. Link tuleb alla, aga ma ei ole kindel. Mis mind aga eriti huvitas on see, et selle raamatu on tõlkinud Molly Ringwald, kes oli siis filmistaar ja mängis John Hughesi filmides 80. lõpus, 90. alguses. Hommikusöögiklubi ja nii edasi. Siis puhtalt keset tööd tellitud raamat, sest et Instagramis nägin pilti ja tundus ilus. On XOXO, selline väga nunnu kaanekujundusega raamat. Seest põhimõtteliselt sama, mis see Dust Jacket. Selline peaks olema natukene üsna palju kõhpopist ja kõhpopstaaridest inspireeritud lugu. Nii, järgmine on minu enda kingitus mulle endale sünnipäevaks. Mina Lima versioon Harry Potterist ja Saladuste kambrist. Selliste tõsiselt vingete interaktiivsete lehtedega ja asjadega, mida saab nagu teha. Ma arvan, ma panen lingi ühele videole, mida on teinud Potter Collector YouTube'is, kus ta lihtsalt lehitseb terve selle raamatu läbi. Et kui on väga suur uudishimu, siis saate tema videost näha, mis siin sees täpselt on. Mina seda tegema ei hakka. Aga raamat on väga kaunis ja mul on esimene raamat ka olemas ja ma ei suutnud vastu panna. Järgmine on John Gwynne'i The Shadow of the Gods. Mis ma ikka ütlen, minu suur soov lugeda high fantasy't ja raamatu hea hind mõjutas siin minu otsust. Mary H.K. Choi, Jolk. Booktube'i mõjutus suuresti. Mõned booktuberid, keda ma vaatan, on seda lugenud ja kuna mul see aasta kuidagi sellised Aasia autorite teema läheb peale, siis ma ta tellisin. Mackenzie Lee, Nobleman's Guide to Scandal and Shipwrecks. See on Nobleman's Guide to Vice and Virtue, Gentleman's Guide to Vice and Virtue järg, viimane osa. Kokku on siis sarjas 3 raamatut, ma olen lugenud esimest muidugi ainult, kuna minu sarjade lugemise edukus on üsna halb. Üldse, sarjade jätkamise edukas on üldse halb. Aga kuna ma seda raamatut tahtsin ja see oli mul pikalt ette tellitud, siis ta mulle jõudis. Nii et nüüd
on variant, et ma loen selle sarja lõpuni sisse, ma ei ole vaadanud, seest on täiesti tavaline must. Nii, püsib. Ja viimane Krisost tellitud raamat on DJ Clooney Under the Whispering Door. Ta on mul pooleli, mul on umbes 50% loetud. Ma lugesin teda algselt e-raamatuna, sest ma sain selle Netgallist arvustamiseks. Aga ma jõudsin ainult poole peale temaga, nii et nüüd ma loen selle lõpuni ja siis ma saan arvustuse kirjutada. Aga jah, selline nunnu lugu. Mulle meeldib. Ja kannekujundus on väga ilus. Need olid siis minu Krisost tellitud raamatud. Vaatame, kas ma saan nad niimoodi siit eemale lükatud, et ma hunnikut ümber ei aja. Nii, järgmine hunnik on Illumikrate, millest te olete näinud siis viimast, aga ma näitan ilusti ka seest ära, millised need välja näevad. Ehk siis esimene Illumikrate oli juulikuu oma, mis mulle saabus augustis, siis on Shelley Parker Chani She Who Became the Sun. Selline hästi kaunis. Et see eriväljaandeid nad ikkagi oskavad väga hästi teha. Ja siis sellel raamatul siis on ka see dust jacket sees tõesti kena. Saab näha. Ja siis raamat ise on selline. Vot. Siis augustis tuli mul või augusti raamatuks oli Tori Bovalino The Devil Makes 3. See peaks olema Dark Akadeemia see alamžanrisse kuuluv asi. Sellel on siis lihtsalt väljas selline kena ja läikib. Aga paberkaanet on sees täiesti tavalised valged. Kui ma just ekstra ei maini, et mul on raamat loetud, siis ma ei ole seda lugenud. Septembri raamat oli selline suur poiss, suur paks. Christophe Templar the Vampire. Mind see pealkiri häirib. See, et see vampiir on ainsuses, lööb tasakaalu kuidagi oppi. Et nagu ikka autori autogrammiga, servad on sellised ilusad. Ja seest on siis kuldsega valge. Ja kaanet seest ei ole kuidagi ilusaks tehtud, aga lõpus on siis selline. Et väga ilus, aga väga suur paks raamat. Ja luganud ma seda ei ole. Oktoobri raamat siis on Shiran J. Zhao Iron Widow. Selline ilus. Servad on muidugi jälle ilusaks tehtud. Sellel siis konkreetsel raamatul on taas kord sisu. Selline kena. Võtan selle ära. Selline. Ma loodan, et kõik jääb pildile. Ja siis raamat ise on selline. Sellega seoses oli selline lugu, et ma just mõtlesin, et ma tahan seda raamatut endale tellida. Ja ma olin peaaegu valmis seda tellima ja siis mul äkitselt jõudis kohale, et kuule, see tuleb Illumikrate'iga. Ja siis muidugi see, mida te olete näinud arvatavasti, kui eelmist videot vaatasite. Novembrikuu raamat Little Thieves. Nüüd detsembrikuus ma peaksin saama veel full boxi ja jaanuarikuust alates on mul book only. Ehk siis ma saan ainult raamatu ja raamatuga seotud pinni. Aga see oli siis Illumikrate 5 kuud. Ehk siis detsembris saab mul 6 kuud täis Illumikrate'iga, mis on väga tore. Ja nüüd viimane hunnik, mis siit vaikselt tuleb, on ju kingitused, ehk siis raamatud, mis mulle kingiti.
Mul nimelt vahepeal oli sünnipäev novembris. Ja muidugi mulle kingiti raamatuid ka natukene. Ma ei võtnud arvesse neid raamatuid, mis ma olen ostnud kinkakaartide eest või ostan. Mulle kingiti Veiko Pellialsi uus raamat, Surnud mehe käsi, mille kujundus on nagu väga vinge. Mulle hullult meeldis, see jäi kohe silma, kui see Facebookis mulle silma jäi. Ja lugenud ma seda pole, aga see on siis ainukene eestikeelne raamat, mis selle poole aasta jooksul mulle on riiulile tekkinud. Natukene kurb, aga eestikeelsed raamatud maksavad nii palju. Ma ei jõua neid endale osta. Selles osas, et ma saan märgatavalt rohkem ingliskeelseid raamatuid sellega ja ma loen ka inglise keeles veidi rohkem kui eesti keeles praeguseks juba. Ja siis viimaseks ei saa mainimata jätta Tinnut, kes organiseeris mulle väga vinge sünnipäevakingituse. See on siis Terry Pratchetti surmasari, issand jumal, ehk 5 raamatut, mis räägivad surmast kettamaailmas. Need on siis, panen õigesse järjekorda nad siis saan öelda, on Mort, eriväljaanne, siis on Reaperman, pikat mees äkki eesti keeles oli selle pealkiri, ma ei mäleta. Siis on Soul Music ehk hingemuusika, kena. Siis on Hogfather, orikavana. See peaks olema siis jõuluteemaline. Ja Thief of Time ehk siis ajavaras. 5 surmaraamatut siis Kettamaailma sarjas. Terve Kettamaailm on selle kujundusega välja antud ja ma kavatsen selle võib-olla kunagi kokku saada, aga selleks kulub muidugi natukene aega. Üsna palju aega. Aga jah, need olid siis minu raamatud. Kui ma olin tubli toimetamise ajal, siis ma panin väiksed numbrikesed kuhugi nurka jooksma, et siis te teate täpselt palju raamatuid ma olen poole aasta jooksul endale tekitada suutnud. Ma arvan, et ma teen järgmisel aastal ka seda, aga ma võib-olla teengi poole aasta kaupa. Et ei hakka iga 3 kuu tagant tegema. Ma loodan mõne neist ka mingi hetk läbi lugeda ja teile natuke rääkida, kuidas üks või teine nendest raamatutest on. Ma loodan, et teil on kaunis 3. advent. Täitsa jube hakkab, kui peab mõtlema, et nüüd varsti on jõulud käes. Aga jah, aitäh, et vaatasite. Ilusat päeva või millal iganes te videot vaatate. Ja ma loodan näha teid järgmises videos. Kommentaarid, likeid ja minu kanali tellimine on igati teretulnud. Ja näeme järgmine kord. Tšau!